et minu suur plaan mingiks bemmimeheks hakata 13-aastaselt, see nagu ei pädenud. Aga vanemad said kohe teada. See oli sõitva auto ju vaata. Ja ema oli ikkagi üsna endast väljas. Aga siis oli siuke värk, et kellel paremini ketsi teeb või midagi siukest. Ja siis ma mäletan, et noh, nad ikka tegid selle esimesega natuke ja midagi, aga ma sain teisega toorelt kuidagi niimoodi, et noh, läks vaikselt külge ees. Kuidas ta ühte nagu seda teist ratast kaasa vedas, ma tänase päevani ei tea, ma arvan, et see tagasild lihtsalt hakkas otsa saama tegelikult, et ja ma jah arvasin, et siis võiks seda Audit hakata Eesti kõige kiiremaks diiselaudiks ehitama. Et see oli mul nagu üsna enesekindel plaan. Tere Tanel! Tere Harri! Kodusaar! Tervist! Fast, mis, jah, ma ikka mul selgeks saanud. No see tuli. Jah. Ma ei teagi nagu, kuidas sinuga, kuhu, mida, ühesõnaga. Sa oled peast tegelikult parast Drag Race. Ma ei usu. Sa tead ka nagu mingid väga imelikke ja huvitavaid asju. Milliseid? Laste. Pigem ei tea, ma arvan, aga ei, ma ei saa ise ka aru, miks sa mind siia tahad või miks sa mind siia tahtsid. Publik tahtis. Ma vaatasin, et noh, mina olen vaata nüüd juba nagu neid osasid näinud, mingisuguseid. Nüüd kui kunagi 2 aastat hiljem keegi neid osasid näeb, siis et kui Veljo traktoritest rääkis, siis ma mõtlesin, et no siis ma võin ka tulla. Et kui traktoritest on lubatud rääkida. Jah, aitäh Veljo. Ta esialgu polnud nõus. Airi nägi vaeva, mina nägin vaeva. Ja siis lõpuks Veljo. See on Veljoga mingi fenomen, et kõik näevad vaeva, siis Veljo tuleb ja teeb ära. No. See on nii rajal, kui nagu tundub ka selle podcastiga või saatega. Igal pool on see nagu. Ta on nagu siuke self-made man. Ta on lihtsalt siuke mõistlik inimene. Teised nagu peavad pingutama. Mis sa kuulda tahad? Hakka alguses pihta. Nagu kui? Enda Drag Race algusest. No see on liiga hilja, ma pean veel varem hakkama. No siis hakka varem. 94. Ma arvan, et see on 94, siis ma olin 4. Väga lihtne on arvutada. Mina üksi ei olegi tegelikult mingi drag, et tegelikult ma arvan, et põhistoori on Kristjan Randviir. Ja äkki ütleks korra selgituseks, väga paljud tegelikult ei tea, kes see on. No ma jõuangi sinna nagu mingid kohe varsti, võib-olla või kohe. et tema on siis see, tänu kellele ma üldse ilmselt tegelen dragiga või olen või nagu kuidagi moodi, ma ei tea, fännan seda. Et kui mina olin 4-aastane ja tema oli 5-aastane, siis meil vist oli mingi esmakohtumine, ehk siis me teame üksteist eluaeg, 30 aastat. Annab tunda. Ja sellest nagu ei saanud midagi ilmselgelt, sellepärast, et siis sa oled väike laps. Aga sealt see hakkas kuidagi kerima ja ma arvan, et minu esimene dragi kokkupuude oli arvutimängust Street Road. Meil oli koolis arvutiklass ja kui ma esimesse klassi läksin, siis seal sai seda nagu mängida. Ja siis ma äärmiselt kõrgelt olin kuidagi huvitatud sellest, ma ei tea miks, kuigi ka teisi asju sai tehtud ja mänge mängitud ja mida iganes. Aga see mäng nagu oli kuidagi see, mis pani pääluma selle päris kiirenduse vastu. Seal oli siuke asi nagu pink slips, said sõita teiste vastu ja siis kaotasid oma auto ja sealt ta kuidagi hakkas kerima, aga noh, mina ei tea, sa oled 7-aastane, ega siis sellest nagu väga palju ei tea. Ja nii ta vaikselt läks. Ja Kristjaniga me nagu mingi aeg möllasime ja siis ta pidi nagu ära kolima. Me olime lapsepõlve sõbrad nagu samas kohas või rajoonis ja sellest nagu ei saanudki toona midagi. Ja siis hakkas aeg nagu edasi minema ja ma arvan, et äkki 97 aasta juhtus siuke imelik lugu, et minu vanaisa ta nagu võitis bingolotoga mingisuguse ebareaalse stäki. Ja kui muidu tehakse ilmselt mingid nagu inimlikke lükkeid, siis minu vanaisa oli siuke vend, et ostis omale Hainina BMW. Ja see oli minu esimene lüke siuksesse asja, kus ma tundsin, et nagu vau, et noh, mingi tehnika teema.
et nii nagu Veljo rääkis, siis minu isa oli ka traktorist, ma sain sealt mingi pisiku, mu mõlemad vanaisad olid algupäraselt tehnikavennad, aga see nagu kuidagi ei paelunud mind niimoodi, et ma mõtlesin, et noh, ma ei tea, väikse poisina, et nüüd mingid, ma ei tea, seal mingid, ma ei tea, mehaanikavärgid või mootorivärgid või mida iganes. Aga see BMW, ma mäletan, oli siuke, et noh, ma olin 7-aastane, vanaisa ostis selle BEM-i, see oli rida 6, sõitsime sellega ja siis ma nagu esimest korda teadvustasin endale, et noh, et see nagu on midagi, et see on nagu mingi päris asi või nagu siuke mõnus. Ja siis oli peretuttavatel ka erinevaid mingisuguseid huvitavaid autosid minu jaoks toona 90-ndatel. Noh, ma ei ole mingi Tallinna inimene olnud või midagi, ma olen Tallinnast palju eemal kasvanud. Ja seal nagu ei olnud mingit jõukust ega midagi ja siis tekkisid mingid erinevad siuksed autode huvid. Mul mingi kinnisidee, mingi Opel Senator ja vana siis E32 BMW, mis toona oli uus auto ja kuidagi sealt nagu ta hakkas tulema, et see nagu kinnistas. Ja edasi läks ta niimoodi, et mind kupatati või komandeeriti. Ma olen siuke tore sugulane ja siis ta elukaaslane. Ja mul oli mingisugune värk, et sain nagu suvel siis kooli vaheajal sain Tallinna linna nende juurde. Väelinna. Mina ei olnud nagu väikse poisina seal, noh, ikka käisime või midagi, aga see nagu oli siuke pealiskaudne asi. Ja siis sain nagu nende juurde. Ja see sugulase elukaaslane, ta oli nagu toona juba nagu tugevalt autoinimene ja ta on siiamaani, kusjuures ta on, mingid autoinimesed teavad teda praeguseni, ta siin sponsoreerib isegi mingisuguseid driftimehi ja mida iganes. Ja tal oli mingi Lants ja ma ei mäleta täna enam, mis Lants see oli, sellepärast et noh, ma olin 8, ma arvan. Ma ei tea, ma aastat nüüd, see on nüüd moment, kus ma saan ka öelda, et ma täpselt ei mäleta. Aga Hesburgerit ei olnud, oli Carol's. See pidi enne Hesburgeri aega olema, seega see pidi olema mingi 98, ma arvan. Ja siis oli see Lantsi aeg ja siis ma vaimustusin sellest Lantsist ka ja nagu siis nagu see iga aastaga aina tulid mingid uued autokogemused ja mingid asjad ja kõik oli lahe, et mingi kiirus ja mootor ja võimsus ja ma ei tea, mida iganes, kogu aeg see nagu aina rohkem paelus mind. Ja siis läks veel üks aasta edasi, ma olin jälle seal, siis tal oli Sierra. See ei olnud XR4, aga see oli XR4 koopia, ma mäletan ülihästi, see oli lumivalge, kõik oli täpselt nii nagu peab. Tõenäoliselt mingi poolotse toru või mis iganes. Väga lahe oli sellega täristada. Kõik need emotsioonid olid nagu, ma tänase päevani mäletan neid kõiki nii hästi, et see oli nagu mingi sõpruse puiestid sõitsid ja pläristasid, see oli tohmootoriga tegelikult, see ei olnud nagu mingi V6 ega midagi, ma juba toona tajusin, mis mootor, mis on ja kuidagi. Ja umbes sellel ajal oli siis siuke lugu, et see oli minu esimene kokkupuude kiirendusega, päris kiirendusega. Tal oli see paar aastat, see sai siis olla, ma arvan, mingi 99 äkki juba, võib-olla, ma ei tea. Ta läks õhtul ära ja ütles, et ta peab minema Rocca al Mare keskuse parklasse, sest seal kogutakse lastekodu lastele siis mingid mänguasju. Aga see oli niimoodi, et need kogunemised, mis toona olid, siis seda tehtigi, et noh, mingi taust oli ka seal. Aga see oli täpselt see aeg, ma tean, kust hakkasid need kiirendamised, need legendaarsed kiirendamised, mitte siis need, mis siin teised mehed on rääkinud, kus olid nagu päris võistlused piletiga, vaid need olid need teised kiirendamised ja siis ma nagu fikseerisin selle ära kuidagi. Aga noh, ma ei saanud aru siis, et midagi sihukest on või whatever. Seal ta oli siis niimoodi mingisugune, noh, ma ei tea, see võis olla ka mingi 2000, ma ei tea, noh, ma olin nii väike poiss, et see ei muuda ju mingit suurt pilti, aga sealt ta läks nagu veel edasi ja veel edasi. See Kristjan siis nagu, kellest me räägime, Kristjan oli nagu ära kolinud ja me nägime ainult suvevaheaegadel. Aga me nägime kogu aeg ja siis oli esimest korda mingisugune situatsioon, kus siis ma sain talle üle pika aja rääkida mingeid emotsioone, kus ma seal juba, ma ei tea, käisin ja möllasin ja Kristjanil hakkasid nagu ka üsna vara tekkima mingisugused huvitavad siuksed
mingid väljavaated, et temal oli nagu kuidagi sisse kodeeritud see juba, et mingi kiirendushuvi või ma ei tea, mis asi. Ja ma mäletan, et ilmselt umbes, see pidi olema seal mingi ikkagi täitsa see mingi 2001-2002, ega ma siis toona mingitest nendest kiirendustest, Speedtestist või kanali kiirendustest väikse lapsena nagu midagi ei teadnud. Aga me hakkasime nagu rääkima taga sellest kuidagi. Tal oli mingi info olemas. Mäletan, me kõndisime meil maal, meil on seal siuke rand, ja see oli suvel alati täis pargitud, siis me kõndisime seal ringi ja vaatasime neid autosid seal umbes, et mis auto võiks endal olla kuidagi või millega nagu tahaks sõita kuidagi. Ja meil oli küla vahel ühel kodanikul oli Opel Senator, jällegi 3-liitrine. Ja ma olin sellest mingi ülivaimustuses, sest minu arust oli see maailma kõige võimsam auto ja kõige lahedam ja kõige mõnusam ja Kristjan siis hakkas, see oli esimene kord, kui ma sain aru, et see mees on nagu tehniline. Tal oli isal seisma jäänud Alfa 33, 2 tükki. Ma ei tea, whatever, kusjuures ühe selle Alfa iste on kastikastena. Alfad on siiamaani füüsiliselt alles. Kui palju neist järgi on pigem, ma küsiks selle kohta? Täiesti kuivas kohas seisnud, okay. Väga, kõik on täpselt nii nagu... Mõtlesin, et kesa peal või kuidagi niimoodi. Ei, täiesti, ma arvan, taastatavad autod. Nagu üks on kergelt avariiline, teisel oli mingi muu jama. Ma arvan, ühel oli mootor ja teisel oli siis mingi avarii, et 2 pidi tegema kuidagi ühe või... mingi projekt oli, vaata. Ja siis Kristjan hakkas mulle rääkima, et ta tahaks küll seda Alfat hoopis. Ma talle hakkasin siis nagu, mis mõttes, et see on ju mingi väikse mootoriga ja whatever, vaata. Väiksed poisid. Ei, et siis see oli esimene kord, siis hakkas mulle mingist kaalu ja nagu jõu suhtest rääkima. Ma ei tahtnud midagi nagu tajuda sellest, et mis mõttes, et 3-liitrine Opel Senator, et come on, et see nagu juba on midagi, et sellega ikka lähed, vaata, kuula, see just sõitis sealt kuskilt midagi ja siis... Ei, ja siis ta täiesti tuli hingeliselt, hakkas mulle rääkima, et see on nagu jumala nobe putukas ja mingi... ja siis tegelikult siis meil hakkaski see esimene kord. Ma arvan, me olime umbes mingi, ma ei tea, seal 11-aastane võisin mina olla võib-olla või 10 või kuskil suurusjärk siuke. Ja siis ta hakkas ikkagi nagu seda kiirendusjuttu juba kuidagi rääkima. Ma arvan, et see tuli sellest, et ta onul oli Camberid. See on siis... Chevrolet Camaro Firebirdi tagatuledega. See oli siis pärast seal kuskil, ma jõuan sinna, aga see oli seal car ratingus ka kunagi olevat. Legendaarne auto ja siis tõenäoliselt läbi onu kuidagi. Siis juba ikkagi oli kuulnud neid mingid kiirendusjutte või asju ja ma ei tea, mida iganes. Ja siis ta mulle hakkas ikkagi rääkima juba siukest mingit kiirendusjuttu. Ja siis kõik see sellest minu eelnevast, mis ma rääkisin, see nagu hakkas võimenduma ja nagu see mingist hetkest ei tundnud enam mina ise, et oleks olnud peas mingid muid huvisid kui autod. Et see nagu oli ainult elasid mingite suvaliste mingite autode või asjade nimel. Ja eks siis umbes siuke samas suurusjärgus vanuses oli see, kui teistel hakkasid mingid esimesed mingid sääreväristajad ja asjad tekkima ja mingisugused siuksed asjad. Mind need vapsi ei huvitanud. Ma oli täiesti null. Ma tean, mulle ema ostis jalgratta, see oli see hobihalli Eldorado. Ja kui see nagu kätki läks mul umbes samal ajal, siis mul ei tekkinud nagu kordagi mõtet, et ma mingit mootoriga 2-rattalist tahtsin, vaid mul oli nagu juba auto või. Ja nüüd ma tean päris täpselt, et see oli 2003 aastal, kui ma olin uuesti seal linnas ja sugulaste juures. Ja tal oli Alfa 164, 3-liitrine. Ja siis me sellega nagu sõitsime kuidagi natuke kiiremini. Ja siis ma sain aru, et mul on nagu kindlalt, kui sa oled 13, päris suur mees juba. Elu on juba nagu selge, sa tead juba täpselt, sa oled väga oluline vend, mida sa nagu tahad saada. Et mul on nagu autot vaja. Ja 2003 lõpus, detsembris, tuli spetsiifiline, ma mäletan täpselt, Sony Ericsson D630 värvilise ekraaniga. Ma ostsin selle telefoni endale kuidagi ja kevadel
kui ta oli 2-3 kuud vana, ma panin ta Kuldsesse börssi müüki. Läksin Tallinnasse bussiga, mingi vend, mingi härrasmees, vana V140 S-klassi Mersuga tahtis seda ära osta. Ta ehmatas ära, kui mina nagu kuskilt tulin mingi koolikotiga ja ma ei tea, ta vaatas, mis toimub, et mingi kahtlane. Ta tegelikult tahtis nagu osta, aga ma ei tea, ma ilmselt arvan, et ta arvas, et ma olin selle varastanud kuskilt. Varata on. Tegelikult oli kõik legit. Ja see diil ei katki, aga ikkagi kohe järgmine päev minu arust tuli järgmine vend ja ostis mult selle telefoni ära. Ja 13-aastaselt siis ostsin mina oma esimese auto. See oli niimoodi, et ühel minu hästi palju, no mitte hästi palju, aga omajagu palju vanemal sõbral oli E30, pre-facelift 1.6 monopritse. Ja see jäi nagu nii palju lahjaks, et tal oli juurde vaja. Ja siis ta ostis Hainina 300, kus oli 2-liitrine. Ja siis me swappisime selle mootori ära. Ma laitasin teda, mis toona ei osanud mitte midagi teha, ma mäletan seal mingi, ikka roomasid ja keerasid polte ja nagu töö käis selles suhtes, midagi katki ei jäänud. Ja see E30 hakkas kohe sõitma selle 2-liitrisega. Aga siis E30 mootor läks sinna Hainina peale tagasi. Ja mina ostsin ära siis selle 1000 krooniga, ma arvan, oli see. Kui ma nüüd päris õigesti mäletan. Ja me seda enam käima ei saanud. Ja ma mäletan täpselt ka, me ei saanud lihtsalt sädet. Ma ei tea, me tegime igast trikke, ma tegelikult ei tea tänaseni, mille taha see nagu jäi, aga me ei saanud vaata. Seal oli see, et tuli ka nagu vanemaid asjapulki igalt poolt ja keegi ei suutnud seda mitte mingi väega nagu kuidagi tulele lüüa. Ei tule lihtsalt. Ja ma arvan, umbes 6 aega me möllasime sellega vaikselt. Ja siis mu klassi mingil hetkel otsustas, et kuule, et ma võtan sult selle ise ära hoopis. Meil oli mingi väike siuke autoseltskond oligi seal, 3 olime klassis siuksed, ma ei tea, petrolheadid võib-olla või kuidagi teised ei mõelnud nii noorelt veel autode peale või ma ei tea, meil oli nagu täiesti juba hull nagu. Ja klassivend ostis mu käest selle ära 700 krooni ja ühe spetsiifilise Nvidia graafikakaardiga ka, mis mul on tänase päevani meeles. FX 5200. Tal oli niimoodi, et vanemad olid talle ostnud selle, et ta saaks mingit mängu mängida, mida ta tahtis, sest et tollel ajal, ma ei tea, see arvutivärk kuidagi arenes niimoodi, et vana tehnika järsku mitte ei jäänud jalgu, aga osad mingid driverid ei klappinud enam ja mingi mäng ei jooksnud enam. Ühesõnaga ta võttis selle sealt arvutist välja ja nagu andis mulle selle, vanemad ei saanudki, ma arvan, mitte kunagi teada, sellepärast need ei teadnud arvutist ilmselt midagi. Ja see klassivend ka ei saanud seda BMW-t käima. See on niimoodi, et ikkagi seal kutsuti ka terve kohalik rajoon kokku. Ma neid poisse ka kõiki teadsin ja see auto läkski vana rauda lõpuks. Et seda nagu ei saanudki sõitma. Et minu suur plaan mingiks bemmimeheks hakata 13-aastaselt, see nagu ei pädanud. Võib-olla on hästi. No võib-olla on hästi, võib-olla ei ole, ma ei tea, aga üsna ruttu nagu eskaleerus edasi, et mul oli mingi jälle järgmine värviline telefon, teistel polnudki eriti telefone sellel ajal, sellega oli ka mingi jama, siis hakkasid need 30-30 äkki just tulema, ma ei tea, mul olid värvilised igast asjad. Mul on sellest majast on mul täiesti nagu null auk vaata. Et siis läks nagu sedasi, et siis ma sain 14 ja siis ma ostsin Žiguli. Ja see oli küll nagu selles suhtes täiesti sõitev diil. Ta on diil ja kui seda BEM-i nagu ei teadnud mu vanemad ega mitte keegi, see oli nagu siuke, siis selle Sixiga oli ikkagi niimoodi, et ma vist päris koju kohe ei sõitnud taga. Aga vanemad said kohe teada. See oli sõitva auto ju vaata. Ja ema oli ikkagi üsna endast väljas. Temal oli nagu jamasti sellega. Aga isa siis kuidagi rahustas veits, ütles, et las siis poiss möllab. Aga mul oli selle Žiguliga juba niimoodi, et mul ei olnud nagu siukest huvi, et ma oleks tahtnud lihtsalt mingit autot, et ta oleks või nagu mul oli nagu kuidagi eesmärk, et kui teistel hakkasid ka siis vanematel poistel juba tekkima autod, et ta võiks olla kuidagi kiirem või parem või mida iganes või ikkagi see väike kiirendusvärk oli sees kuidagi, sest et mina ei tea, ta nagu tuli nii tugevalt. Ja
ühel teisel poisil oli 0-1. Joonele me ei pannud, ma ei tea, noh, ma kuidagi ei osanud seda kontseptsiooni vist teha, aga siis oli siuke värk, et kellel paremini ketsi teeb või midagi siukest ja siis ma mäletan, et noh, nad ikka tegid selle esimesega natuke ja midagi, aga ma sain teisega toorelt kuidagi niimoodi, et noh, läks vaikselt külge ees. Kuidas ta ühte nagu seda teist ratast kaasa vedas, ma tänase päevani ei tea, ma arvan, et see tagasild lihtsalt hakkas otsa saama tegelikult, et vaevalt seal päris kindlasti mingit LSD-d sees ei olnud ega midagi, aga ta tegi nagu ikkagi siukse toore teise käigu burnout'i vaikselt külge ees läksin, ma mäletan, ja see jäi nagu noh, kõigile meelde. Oota, mis see see oli? 0-5 oli see. 0-5. Ja mul on kõikidest enda autodest tegelikult pildid olemas ja paljudest asjadest on mul isegi videosid, aga sellest BEM-ist ja 0-5-st mul ei ole, sest need olid olemas, aga ma ei tea, kuhu ma panin või mida ma tegin, aga enam mul tänasel päeval ei ole. See oli siuke suht edev, käigukang oli veel siuke, et keerasid lahti, sealt tuli nuga välja, ma mäletan. No, nii ta tuli minu kätte, ma ise sellega ilmselgelt midagi ei teinud. Ja siis esistange oli mingi Fiati tagastange oli tagurpidi keeratud ja siis keermelatiga sinna kuidagi külge pandud, aga ta nägi üliülbe välja, selles suhtes kõik, kes vaatasid, ütlesid, oh, normaalne, et see nagu sobib kuidagi või see on nagu mõistlik mingi kontseptsioon. Aga ega sealt ikkagi jah, selles suhtes sai siuke asi, et korra tagasi minema, et kui mul veel ei olnud autosid, siis ma rääkisin Kristjanile ikkagi enda sellele saatusekaaslasele, et mul oleks nagu Žigulile kunagi valgist kellasid vaja, sest ma teadsin, et ma tahaks nagu osta. Et huvitav, et kust nad nagu saavad, et noh, neid nagu ei saa ju osta, et see on nagu mingi ise tehtud. Ja ma ei tea, kust kohast, ta oli nagu mees taskust, ütles kohe, et streetrace.gz, mine vaata. Siis oli see streetrace.org eelkäija. Ja siis ma läksin ja seal olidki olemas failid, said tõmmata alla, ise välja printida, ise lõikasid välja, ise panid sinna kellablokki kuidagi. Ja siis, kui ma selle 0-5 ostsin, siis mul tuli meelde see lugu, et ta mul kunagi soovitas sinna minna ja ma käisin seal. Ja sellel 0-5-l olid juba need valged kellad. Ja siis ma läksin sinna Street'i foorumisse uuesti ja seda GZ enam ei olnud, siis ta oli juba streetrace.org. Ja umbes sellel ajal läks kõik täiesti lappama, ma arvan. Sellepärast, et sealt tuli car rating kohe. Siis ma nägin ilmselgelt Kaido Krummi BEM-i seal. See oli siis värskelt ülesse pandud tõenäoliselt. Credi-BEM. Credi-BEM 002 ALN. Ja seal oli nagu veel autosid ja selle car ratinguga oli ka see, et koolis arvutiklassis kõik passisid selle vaatasid, aga kõik huvitasid nagu mingid muud autod, aga mind huvitasid nagu ainult need autod, mis tundusid nagu kuidagi moodi hästi võimekad, et nagu kiirus oli oluline. Ja fun fact on see, et ma nüüd ei tea praegu, kuidas see oli siin mitte alla 10, üle 5 aasta tagasi, kui ma leidsin kuskilt, ma ei tea, kas need olid mingid e-mailid või ma sain kuidagi veebarhiiv rollbackiga sinna car ratingusse sisse. Tartus on siuke kodanik nagu Rüblik, mul ei tule ta õige nimi praegu meelde, aga paljud teavad teda, ta on Opeli-mees, elupõline mingi Opeli-mees ja tal oli toona 4-liitrine Irmscher Senator. Ja ma olin talle 13-aastaselt, siis 2003 aastal olin kirjutanud sinna car ratingusse, et see on mapsee normaalne pild. Palju see maksab? Ja noh, tema ei teadnud ju, kellega ta kirjutab ja siis ta oli mulle vastanud sinna mingi siukse põhjaliku kirja ja nagu noh, mina ei saanud aru mitte mingil moel, kui haruldane auto on 4-liitrine Irmscher Senator, vaata ja veel vähem ma ei saanud aru, et sellega ei saa nagu kiirendust sõita. Et see ju tundus mulle toona ikkagi mingi maailma kõige kiirem auto, kuna mul selle mingi E32 ja Senatori mingi puue oli juba küljes. Aga ta mulle vastas mingeid asjalikke asju ja ma leidsin need ülesse. Ja lihtsalt puhtalt sellepärast, et ma tegelikult ostsingi ta käest ühe Opeli pärast nüüd siin mingi 2011 oli see äkki või. Siis ma saatsin talle need kirjavahetused, siis tal oli isegi meeles, et siis ta oli mingi imestunud, et mingi, et see olidki sina või, et sa päriselt olidki siis mingi väike poiss, vaata, et ta arvas, et ta ei teagi, kes iganes, et päriselt tahab osta. Ma ütlesin, et ei, et olin jah mina, et see oli siuke imelik moment, vaata, ma mõtlesin, et sellega võiks nagu küll kunagi täiega tõmmata.
ja siis mul tekkiski mingi kinnisidee või arusaam, et kuna see G-Radi BEM tundus nagu kõikvõimas, et seal oli tümm, tundus hästi suur auto toona minu jaoks ja siis mul nagu tekkis arusaam, et siis saabki ühe autoga teha kõike, vaata, et tümmi ja kitsi. nojah, et ostad omale mingi pilli, onju, ja siis sellega saadki. Suur auto, muusika on sees, kõikidest kõige kiirem ja nagu kuidagi nii ta läheb. Aga ei päriselt jah, vist nii ei käi tegelikult, et ühesõnaga need olid jah siuksed pöördeajad minu jaoks, aga see Street Race'i foorum oli see, mis ilmselt saatuslikuks sai, sellepärast et sellest päevast saadik jäin ma teda iga päev kasutama. Mis tegin 2004, tegin mingi esimese kasutaja ka kohe sinna. Ja ma Kristjaniga rääkisime tollel ajal MSN Messengeris, ma arvan, ja ma talle seal ütlesin, et ma seal möllan juba. Aga tal olid juba tollel hetkel muud plaanid, et ta juba siis hakkas aru saama, et vist see Ameerika autovärk on kuidagi nagu õige tee. Ja siis ta hakkas mind hästi vaikselt, me oleme hästi erinevad inimesed selles suhtes, et nii erinevad kui saab peaaegu, aga me oleme kogu aeg üli hästi läbi saanud. Ja siis ta hakkas kuidagi vaikselt mind sudima ja mõjutama, et vaata ikka seda Ameerika auto asja ka ja eks nad mulle alguses tundusid ikkagi siuksed uimased, suure mootoriga, palju kütust võtvad aeglased autod või nagu kuidagi nii, aga ei, siis ta hakkas mulle juba rääkima Kuriksist tollel ajal ja nagu siis oli nagu möll käis. Eks ma siis, ma arvan, juba tajusin ka või nägin, et need kiirendused käisid ja mida iganes, aga ma nagu ei huvitunud või see tundus hästi võõras minu jaoks kuidagi, et kättesaamatu. Mõtled selle asja peale ja sa mõtled ikka nii, et tahaks nagu kuidagi ka. Olenemata sellest, et sul on võib-olla veel, ma ei tea, 10 aastat minna selleni, aga ma ei huvitunud sellest päris nagu kiirenduses siis üldse. Aga seal Street'i foorumis ma vaatasin see, mis seal oli, nagu see tundus minu jaoks uskumatu. Ja siis ma panin selle 1+2 kokku ka juba toona, see, mis ma ennem rääkisin, et see läks sinna õhtul Rocca parklasse ja mida iganes, et siis ma vaatasin, et vau, et see ongi kõik see, mida nagu eluks vaja on, et sellest enam paremaks ei saa minna, sellepärast, et seal juba ehitati nagu mingisuguseid hullusid autosid ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kuidas nagu siukeste inimestega üldse kunagi läbi saama hakata, sellepärast, et ma Tallinnas käisin väikse poisina väga harva ja mida iganes. Ja siis esimene laks oli vist siuke, et legendaarne kodanik, mina ei tea, osad teavad, osad ei tea, ta tegelikult otseselt kiirendusega ei olegi nagu täna kuidagi seotud, aga helirõhuga oli vedru laagrist. Ja pani ühe suupuufri müüki ja siis ma kirjutasin talle, et ma tahaks saada seda. Siis ma olin 14. Ja siis ta mingi umbes veits naeris välja ka, et mind mahlamütsi ja mulle iga päev siin umbes kirjutab, et nagu ma ei tea, tule osta ära. Siis ma läksin maaliinide bussiga Tallinnasse, Balti jaama, palusin talle, et kas sa saad sinna tulla, et ma tulen bussiga. Siis ta alguses arvas, et see on ikka mingi trollimine vaata või midagi, aga ei, et ma hüppasin sealt bussi pealt maha ja siis ta andis mulle selle 15-tollise Hertzi Suppari. See oli siis nagu ainult Element või koos kastiga? Element oli jah. Koos kastiga või? Ei, mul kasti ehitamise huvi oli endal olemas. See oli jälle seesama teema, et vaatasid seda Krummi BEM-i ja nägid, kuidas sinna ehitatud oli ja siis ma mõtlesin, et peab saama kuidagi. Ja siis ma läksin sinna, ostsin ära ja siis see vedru oli, ma mäletan, imestunud kuidagi, et mis asja, et päriselt ka tulidki nagu mingi bussiga ja ostidki ära, et tal siin mingid vennad nagu kirjutavad muidu kogu aeg ja mida iganes, et keegi ei saa hakkama nagu. Ja siis mul oli see Suppar, autot ei olnud, midagi ei olnud, nagu see Žiguli ma müüsin maha vahepeal. No Supakar jaoks oli raha vaja ju. Ei, see vist otseselt ei olnudki seotud, aga kuidagi nii ta läks. Ja siis see Suppari lugu läks nii, et sai ühte sõbra Audisse tehtud kast ja siis selle Audiga nagu ringi tripitud igal pool ja sõidetud kõvasti ja see oli tollel ajal jälle mingi väga kiire auto minu jaoks, tegelikult oli see tavaline 2,8 V6 Audi 100 on ju. Ja seal vahepealses etapis nagu midagi üliolulist siukest ei olnud, aga nagu see tahtmine oli ikka kogu aeg olemas. Ja siis minu kõrvu sealt Street'i foorumist ma tänase päevani ei tea, kas seal ei olnud või ma ei näinud. Aga läbi teiste tuttavate hakati mulle rääkima Ken Gashi 7. BMW-st.
biturbo oli ta juba toona V12. ja noh, need jutud, mis sealt tulid, kuidas see auto sõitis ja mida ta tegi ja mismoodi see nagu rehvi paletas ja need olid nii uskumatud, et ma mõtlesin, et noh, ma ei tea. Noh, Keniga ma nagu tänaseks on ise päris hästi läbi ja toona ma rääkisin ka sellest ja ta isegi sai aru, kellest ma rääkisin. Aga noh, vist takkajärgi tuli välja, et nemad ikkagi läbi ei saanud või noh, sealt kuskilt ka keegi oli kuskil vahel ja nagu mingid kõlajutud nagu ikka. Aga ju meediasse pääses juba toona, kuidas Piibel käidi kiirendamas ja oli hästi suur politseireid. Üks oli siuke, kus oli ka helikopter ja noh, ma tean, et see BEM oli ka tollel ajal seal ja noh, mida iganes, et see oli siuke võimas emotsioon ja mina millegipärast olin raudkindel, et mina pean seda kõike varsti saama ja kohe nagu hästi ruttu ja siis ma proovisin seda sõpra, kellel see Audi 100 oli, kogu aeg ära rääkida, et lähme ka ja noh, ma ei tea, et seal toimuvad need asjad. Aga noh, need olid mingid kinnised asjad seal kuskil ja noh, sa ei näinud, sul polnud ligipääsu ja whatever, et sa ei saanud niisama minna või nagu siis ei olnud avalik täitsa. Aga ei, me ei läinud mitte kunagi, ma ei tea, teda nagu ei huvitanud või ma ei tea. Ühesõnaga, ma ei jõudnud sinna nagu toona. Tahtmine oli nagu mega, aga ei saanud. Ja siis 2006 ostsin ma selle Audi 100 mingi eluaegse võla peale selle sõbra käest ära. See oli minu esimene siis nagu päris normaalne siuke nagu noh, automoodi auto, millega sõita. Ja see sõber ise ostis S6 Plussi, siis samasuguse C4 kerega. Ja selle S6 Plussiga siis oli minu esimene siukene kogemus, mis oli nagu kiire. Et see oli nagu tollel ajal tundus hullult kiire, ta oli 240 kilovatti äkki või midagi siukest 4.2. Ja noh, ma ka sõitsin sellega. Ma paratamatult ka sõitsin sellega ja siis ma sain nagu aru, et ei peagi nagu, ma ei tea, noh, et ei pea mingi super sportauto olema, Lamborghini või Ferrari, et see S6 Plus tundus piisavalt kiire. Ja sellega sai kõvasti sõidetud, ma ei tea, igal pool. Aga sinna kiirendusele me ikkagi ei jõudnud. Ikkagi nagu ma rääkisin talle, et lähme ja kuidagi me ei läinud. Ma ei tea tegelikult siiamaani, mis asjaoludel, sellepärast, et sellest nagu räägitud sai pidevalt. Ja siis oli ikkagi nii, et ma juba omavahelisi seal neid autosid ja poisse ja küla vahel ajasin kokku ja tegelikult juba tegime mingeid esimesi neid. Mul olid tegelikult videod kuskil YouTube'i kontol, mis kinni pandi, on olemas seal 2006 aastast ja asjadest, kus juba toimusid mingid, noh, tegime seal mingid mõõduvõtte nagu. Et mul see huvi oli nagu toona juba nii kõrge. Ja siis üks teine kamraad ostis omale 740 V8 manuaalkastiga. Ja noh, see oli enam-vähem samas suurusjärgus auto minu jaoks ja sellega sai ka nagu sõidetud ja siis kuidagi, siis ma hakkasin vist esimest korda elus ikkagi nende V8-te peale ise ka mõtlema või kuidagi nende autode peale. Väga vähe aega edasi, siis Kristjan samal ajal ostis kastika. Ja nüüd on see moment, et paljud võib-olla ei teagi, et praegu kõik räägivad kogu aeg Kodusaare kastikast. Aga kastikas tegelikult on aegade algusest saadik Kristjani omalt. Tema ostis selle üldse mitte kiirendushuviga. Tema pidi sellest endale normaalse igapäeva auto tegema. Kastikal oli päris tugev ajalugu ka, see oli seal. Ma just tahtsin küsida, et sellega oli hoopis huvitavas värvis. Ja no ta oli tegelikult siuke mingisugune valge, aga mingi nüansiga valge, et ta ei olnud mingi päris nagu lumivalge ka. See oli need Euronixi kleepsud peal. Et kui ma bussiga Tallinnasse kunagi väikse poisina sõitsin, siis see vedeles seal Peterburi teel oli tollel ajal Lukoil, nüüd on ta Olerex. Seis seal parklas kogu aeg, see olid siuksed Olerexi suured, mitte Olerexi, vaid Euronixi suured kleepsud peal. Ma ei tea miks, aga see seisis nagu pikalt seal. Ja siis hakkas see eelmine omanik Kristjanist sellega seal kuskil mingitel üritustel ka käima ja seal keegi just pani dräägigruppiga need pildid üles, kus seal mingil burnout võistlusel oli see, paljud ei tea, et see sama auto on või arvad, et neid on mitu, aga ei olnud jah. Ja siis Kristjan vist vaatas, et noh, see on tema nagu võimalus saada kuidagi siuke V8.
ostis selle kastika ära ja mõtles, et teeb omale iga päev autoks. Ja samal ajal me juba suht intensiivselt suhtlesime ja see oli ka nagu teema, et ta oli Alastaros juba käinud. Ja siis ta rääkis mulle sellest Alastarost nagu imejutte. Noh, mitte selles suhtes imejutte, et midagi nagu, ta ei valetanud mitte midagi, vastupidi, ta rääkiski nagu seal oli, aga see tundus kõik minu jaoks nagu mingi uskumatu. Ja siis mind ilmselt kuidagi trigerdas, et Eesti kiirendusest ma juba tollel ajal vaatasin, jälgisin, aga see nagu ei huvitanud mind. See Soome asi tundus nii palju põnevam või võimsam, et me räägime ikkagi nagu, siis juba sõitsid Top-Fuelit ka. Ja siis ta läks nagu sealt, kuidagi see huvi läks sinna peale nii palju üle, et mind see Eesti kiirendus millegipärast too hetk jättis külmaks. Ma ei tea, miks. Ma nagu mõtlesin selle peale, aga tõenäoliselt oli see umbes nii, et kuna ma justkui hinges juba teadsin, et ma tahan ka, siis mulle kuidagi jäi mulje, et tahaks juba nagu paremini või ma ei tea, võimsamini või kuidagi nagu hästi. Ma ei tea, seda on nii keeruline nagu selgitada, et mismoodi see kõik läks. Ja siis ma arvan, täpselt sama aeg oligi see umbes, ma arvan, tegelikult see kastikas läks Kristjanile 2008, et mina läksin siis kiirendusele, päris esimesele elukiirendusele 2007 oli avalaks Haapsalus. Mul olid videod isegi sellest, mingisugused valgelised kartuliga filmitud, ma ei tea, mul oli mingi telefon siis, millega sai filmida ilmselgelt, aga need olid ebakriitikat kannatava kvaliteediga videod, aga kui ma sealt tagasi läksin ja kõigile näitasin, ära põlenud päeval, päike paistis ja see oli mingi hull, õhtul saime kõik kokku, meil oli siis mingi päiksepistelaadne probleem juba ja siis sa näitasid sealt telefonist neid videosid kõikidele teistele, kes ei olnud kunagi käinud kiirendusel, et see oli nii võimas, et seal, sealt nagu hakkas tulema. Seal olid need legendaarsed mingid kiired Opelid, millest siiamaani räägitakse, mina ei teagi, kelle omad need olid. Üks oli mingi rohelist värvi Ascona-laadne asi ja üks teine oli ka, et mina ei teagi tänaseni, kelle autod need olid. Aga paljusid inimesi või mehi ma juba tundsin sealt tänu sellele Street'i Foorumi fenomenile ja veel korra tagasi minnes oligi see, et 2006 oli see legendaarne Jüri Reit ka, kui seal Jüri Tehnopargis, see on igal pool meedias oli, see ei ole mingi varjatud asi selles suhtes, et see ühesõnaga kõik, kes seal olid ja sinna sõitma läksid, siis politsei pani kõik teeotsad kinni ja kõik, kes millegi eest vähegi said trahvi saada, selle eest nagu tehti. Ma seda sealt Street'i Foorumist nägin kõike ja mõtlesin, täpselt sellel hetkel esimest korda mõtlesin, ma tahan sinna vaata, aga kuna ma seda sõpra ei suutnud ära rääkida, siis ma ei saanud sinna. Ja siis tekkis nagu paus. Seal Street Race'i asjal ei olnud nagu mitte midagi umbes 2 aastat. Ja siis tuligi see avalaks vahele. Ja siis tuli juba järgmine avalaks ja siis ma sain load. Samal ajal kui Kristjanil oli see kastikas juba. Ja nii kui ma load sain, siis ma läksin ise kohe esimest korda Tallinnasse. Tähendab, eks mul neid mingi 325 oli mul ennem juba E30 ja sõitsin ja möllasin, aga mitte nagu niimoodi, aga siis mul oli üks Audi C4 V6 jälle. Ja selle Audiga sai nagu sinna Tallinnasse kiirendusele mindud kohe. Siis üle 2 aasta toimus esimest korda kiirendus selles suhtes, et siis nad olidki päriselt ja ma ei propageeri seda mitte kuidagi ja ma ei saaks öelda, et see nagu mõnes mõttes nagu okk on, aga samas ma küll ei kahetse midagi ja vähemalt need algusaastate omad, kui ma käisin seal, toona minu jaoks algusaastate omad, seal ei olnud nagu mingit sihukest asja, mis oleks võinud olla kuidagi ohtlik või halb või kõik see oli nagu organiseeritud ja mõistlik ja ma ei tea, keegi ei jooksnud raja peale ja kõik oli nagu okk ja tegelikult oli lühike distants ja mitte kunagi ma ei mäleta, et see oleks midagi nagu pahasti olnud. Ja siis ei olnud sihukest asja, et mingi pandi hullu seal parklas neljapäeval, et siis seal kogunetigi ja mindigi kuhugi. Ja siis ma läksin ka ja see oli vist, ma arvan, oligi peale seda Jüri värki üle 2 aasta esimene üritus, kui ma kohe esimese asjana, kui ma mingid load käes olid, läksin sinna.
ja see oli nii suur üritus, et jälle ma kahetsen, et seda kontot mul ei ole enam seal YouTube'is, aga mul oli video, kus ma sõitsin mööda seda Suur-Sõjamäed, mindi sealt Lagedi viadukti kaudu, hakati Piibele minema ja ma tean seda, et ma olin rivis umbes 50 auto, ehk siis minu ees oli nagu mingi pikk rivi autosid. Ja kui ma sinna viadukti peale sain, siis nii kaugele, kui silm seletas Tallinna poole mööda Suur-Sõjamäed, oli kõik autosid täis, nagu järjest lõputu rivi oli. Ja me üritasime seal Piibel pärast lugeda ka, ma ei tea, mina loobusin kohe, keegi sai seal mingi mitusada autot, noh mingi 200-300 ja nii edasi, et kõik oli täis pargitud. Ja ma arvan, et umbes sellest üritusest saadik siis ma olin nagu nii trigerdatud või nii hukt sellesse kiirendusasja, mitte nende võistluste osa pealt, millest siin teised mehed rääkinud tõenäoliselt on, vaid mind huvitas see teine osa. Ja kõik see tundus nii nagu paeluv ja et nüüd hakkame ka tegema kohe. Aga ma hakkasingi hästi ruttu läbi saama väga erinevate inimestega Tallinnast. Ma arvan, minu mingid esimesed turbo ja nitro asjad umbes siis hakkasid kuskile vaatepilti tekkima. Ma sain üsna sihukesel ajal hakkama läbi saama inimesega nagu Mihkel Osa, MTech siis oli toona ta meie kõigi jaoks, ma siiamaani ütleme MTech vist. Tema juba ehitas mingit turbo Sierrat sellel ajal, mis oli, ma arvan, see oli 2-liitrine mingisugune Pinto, aga ma ei tea, sealt tuli nagu minu jaoks toona mingit uskumatut jõudu, et muidu on see, et sa saad võib-olla natukene kuskilt mingit jõudu, aga ta tegi selle ikkagi mingi 2-3 korda üle tehase, mis asja, 3 korda kindlasti üle tehase jõu oli see raudselt nagu. Ja siis ma nagu sain aru, et toona, kui ma sellest Ken Gashi BM-ist kuulsin, et siis jäi mulle nagu arusaamatuks mingi turbovärk või et kuidas see käib, et noh, mina ei tea, paned turbot peale ja sõidad. Et see ju, ma ei tea, noh. Siiamaani ei tea seda. See lõpuks läkski must selles suhtes jah mööda, aga kuidas sa nagu seda teed üldse, noh, lihtsalt turbosid külge panna, see jäkka auto sõitma, vaata, et kogu see seadistuse ja see asi, noh, eks ta toona oligi tegelikult ikkagi ka päris algeline. Aga ühesõnaga jah, et siis mul oli nagu sihukene värk, et ma hakkasin saama nende inimestega läbi, kes siis ehitasid neid kiireid autosid ja need siin juba varem läbi käinud mingid 20V Audi rida 5 hakkasid siis kõik järsku kuskilt nagu mingi seened peale vihma, ops, järsku oli kõigil neid igal pool. Neid tuli nagu iga nurga pealt järsku. No jah, sest et ju jätkuvalt oli hea platvorm, ta oli tehasest juba tegelikult tugeva sisuga ja nelikveoline asi, ehk siis nagu asfaldi peal oli ta väga hea vaata. No jah, vaata, minul ei öelnud see nagu toona midagi ja ma arvan tegelikult päris paljudel, kellel need Audid olid. Ega noh, alguses ka ei teatud. Et kõik tegid seda mingit chippi, millest siin mingid saated keegi rääkis ja midagi toimus, aga mingit eskalatsiooni kui sihukest veel nagu minu mäletamist mööda ei olnud, et nüüd ongi see, et see avalaksu värk oli sihuke, et ma mäletan üli hästi, kui Ivo auto hakkas seal sõitma ja siis oli üks mingisugune universaalkerega samasugune, et need olid nagu leivanumbrid. Aga noh, me räägime mingist krooni aja lõpust või noh, mingi 2000 seal 8-9, et ma ei tea, kui võimas tal see Audi võis toona üldse olla või midagi, noh, aga siis ikkagi nagu juba tundus. Aga me tänapäevastest numbritest oleme ikka väga kaugel veel. Ivo audis korra nii palju peale seda, kui Peep siin käis, siis ta leidis mingisugused Rock Race'i kokkuvõtted asjad ja Rock Race oli ju 2006 midagi ja ühest listist leidsin Ivo Soldani nime, Audi 200 ja 13 sekundit. Noh, aga tegelikult see oli mõnes mõttes ikkagi sellel ajal veel nagu ulme. Ma pakun, et see umbes ajajärk, kus ma praegu olen, see 2008 või 2009, siis kui Kristjan ehk siis mu hea sõber seal seda kastikat ehitas juba vaikselt mitte kiirenduse jaoks, vaid lihtsalt lappas, et nagu mingit igapäevaautot endale teha. Siis ma arvan, umbes see sama aeg oligi see, kui ma seda Ivo Audit ka seal nägin. Ma usun, et ta sõitis toona juba seal mingit
12 madal oli, mida iganes. Võimalik. Kui Ivo ei mäletanud, siis sa ei pea ka mäletama. Ma enam-vähem mäletan, ma lihtsalt ei taha neid aegu täpselt valetada, aga siis oli see, et Mihkel oli ehitanud selle E30, sellise äkki Revo oli selle kodaniku nimi, üks tumesinine kupee oli see. 800 hooajud oli see äkki paberite järgi. See oli see, millel oli kapotil, turbo kohal oli see suur skuup ja see oli sealt inetud väljas ka. Ja ma mäletan, et ma olin siis ikkagi juba nii kõva spetsialist endast arust, et ta tuli sõitma. Ma sain nendega kuidagi läbi ja jõlkusin seal ka. Ma arvan, see võis 2009 olla. Sõitis 13 midagi. Aga ta uisutas veits. Ja siis oli see mingi klassikaline jutt, et pidamist ei ole, et aega ei saagi tulla. Aga minu jaoks jäi juba toona seal vist arusaamatuks, et minust oli kiirust ka natuke vähe. Ja siis ma olin ikkagi juba nii terav pass, et ma julgesin nagu öelda, et minu arust need jõunumbrid ei saa nagu klappida, et millest me räägime, et kuidas see nagu kiirust peaks ikka tulema. Et vahet pole, mis sa nagu teed, aga nagu lõpukiirust peaks tulema kuidagi moodi. No rullika vahel 800 jõuga peaks mingi 230 vähemalt olema juba. Ma isegi tahaks arvata, et oleks võinud rohkem olla. Minu arust see kiirus oli sinna mingi, 200 alguse poole oli midagi, üle 200 oli kindlalt. Aga siis jah, ühesõnaga siis tekkisid need igasugused erinevad kiired autod. Mina ostsin endale siis umbes samas suurusajärgus oma siukse viimase 7 BEM-i E32, neid oli mul enne seda olnud juba seal mingi 1, 2, 3, 4 tükki äkki või midagi. Mul oli see 7 värk oli sees nagu, Opel Senatorit ma ei ostki kunagi, aga 7 ma ostsin küll hästi palju selle eest. V8 manuaalkastiga ja mitte manuaalkastiga ja erinevaid kombinatsioone. Ja siis ma nagu ikkagi tollel hetkel juba tajusin, et sellest 7 ei saa teha nagu siukest autot, nagu ma olen mõelnud, et sa sõidad taga kiiresti ja siis sa samal ajal sõidad taga niisama ja siis seal on samal ajal 6 kilovatti tümmi sees ja siis ta on samal ajal sul nagu ökonoomne ja mõnus ja kõik on nagu lahe. Siis oli drift ka juba. See jäi isegi vahele tegelikult, ma oleks pidanud vist sellest ka rääkima, sellepärast, et see oli ka nagu omaette mingi ooper. Siis oli mingi 2007 või midagi, ma mäletan, kui täitsa see oli nii algeline, kui üldse olla sai see drifti asi. Ja siis ma vaatasin, et ei, et ma ei tea, et siis hakkas Sallu oma BEM-i drifti otstarbeliseks kohandama. Sealt tekkis ka mul omakorda ikkagi veel see arusaam, et sa saad ühe autoga kõike teha, et sa kiirendad ja driftid ja teed nagu kõike lahedaid asju, mida teha saab. Ja see ikkagi, siis ma ei elanud veel Tallinnas, see oli enne seda. Ostsin hakkasin nagu mingit BEM-e lammutama, üks kamraad finantseeris seda asja ja siis ma tõmbasin neid nagu juppideks loomamoodi. Ja siis ma ostsin ühe 730 V8 manuaalkastiga, mis oli nii hea, et ma mõtlesin selle, ma võib-olla jätan endale üldse. Ja see manuaalkast ikkagi läks niimoodi, et see sama avalaks üks, millest ma rääkisin, seal oli mingi Burnout King, ta on siiamaani, ma arvan, Burnout King. Pidi 8 laskma. Ja Eduard Vahemetsal oli E28 535 ja ta lasi nii kindla käega neid 8, et ma vaatasin nagu what the hell, ta oli ennem kiirendanud ka, ma ikkagi vaatasin seda nagu kiirendusautot, ma ei teadnud mis drift või mis asi nagu. Ja siis ta nagu möllas selle, ma saatsin talle pärast mingid videosid ja siis me jäime suhtlema täiesti nagu lampi. Ja ma üritasin ikka siis juba suruda talle, et mis kiirenda ikka või midagi, et ma rääkisin mulle mingi drifti juttu, vaata. Et ta ikka tahab nagu driftida ja mida iganes, või ta driftiski siis juba. Ja ma läksin vist Avasalus, ma ei käinud. Rapla oli ikkagi, ma arvan. Raplasse läksime, mul olid veel mingid videod ka sellest. Mul sõbral oli siis 528, ta läks ka proovima.
Ets lasi siis veel selle vabalt hingava 535-ga. Ja siis oligi see teema, et see oli nii lapse kingades kõik, et ma vaatasin siis lihtsalt autodele peale ja mõtlesin, et noh, selle sama villiga ju, millega sa driftid, noh, ta on ju võimas peab olema või võimsam. Et sellega kuidagi saab siis kiiresti ka sõita või mida iganes. Ja siis ikkagi oli see case, et Ets hakkas V8 peale minema. Ja see 730 V8 siis, mis ma olin sealt ostnud, et plaan lammutada, mida ma siis otsustasin, et äkki ei lammuta. Ets tahtis sealt seda käigukasti saada. Nagu Manuaalkast oli jah, neid oli hästi vähe saada tollel ajal, siis see oli nagu ikkagi TFK ja kallis asi. Ja see kõrises rämedalt, sellepärast, et ma sõitsin taga natuke kiiremini kui võib-olla nagu tavaliselt on ja pikalt. Ja ta tuli proovima seda ja siis veendus, et see kast töötab hästi, aga see kõrin on seal sees. Aga ta ostis selle ära ikkagi koos O-rattaga, ma mäletan. Ja lihtsalt fun fact'ina ongi see, et see sama käigukast minu andmetel alles nüüd hiljuti mingi 5 aastat tagasi lõpetati ära. Ehk siis see driftis minu teada mingi 3 või 4 erineva auto all ja see ei läinudki kunagi laiali. Et see kõrin oli seal kogu aeg sees. Ma tean, Ets vist toona proovis ise seda, ma ei tea, kas ta ise või kellegiga koos, nad seda vaatasid ja võtsid laiali ja nad ei saanud aru, mis seal viga on, sest kõik oli nagu hästi, seal kokku ja see kõrises. Äkki, noh, ma võin nüüd pada ajada, minu arust see läks Tultsile või Sallule, emmale kummale läks enne, emmale kummale pärast, ma ei tea. No, Tults ostis Vahemetsa E28 täiskomplektsena ära. No tõenäoliselt siis pidi olema see kast seal. Ja see 28 läks pärast minu meelest Soome ise, aga kuidas seal tehniliselt vahepeal oli seda ma ausalt. No ma tean mingit siukest lugu, et ühesõnaga siis seal seltskonnas võeti see kast uuesti lahti, sest keegi kindlalt teadis, mis seal viga on. Ja minu arust see pandi targalt kokku, sest seal polnud mitte midagi viga ja see kõrises edasi. Ja noh, nii palju kui mulle räägitud on, siis see lõpuks läks kuidagi Sallu kätte, mis iganes, tal oli see surematu siis äkki mingi hetk, mingi side projekt või ma ei tea, ta juba ise sõitis mingi muu autoga või ma ei tea. See kast läks sinna ja siis kes iganes selle pärast endale sai edasi, siis sõitis selle kõriseva kastiga ja siis ta lõpuks läks laiali. Aga see nagu kuidagi erakordselt kaua kestis. No just, et see, kui ma õigesti mäletan, siis surematu omaniku vahetus oli ka ikkagist nagu mõned aastad tagasi alles. No mitte väga kaua on ju, et minu arust vahetult enne seda siis. Ja ühesõnaga siis oli see, et see kiirenduse ja drifti värk oli ka nagu, et siis ma nagu jälgisin toona seda drifti ja isegi Ets üritas mind ära rääkida, et ma peaks ka nagu sõitma. Mul oli oli tegelikult väga huvitav periood korraks, mul oli üks Audi A6, üks C32 BEM ja siis oli üks C34 535 korraga. Ja siis ma ise nagu mõtlesingi niimoodi, et selle 535i ma teen drifti ja kiirendusautoks. Toona tundus mõistlik turbolahendus, et kohe hakkan pihta, et teised juba teevad. E32 oli plaan siis mugavalt iga päev sõita. Audi lugu ma ei mäleta, miks mul oli vaja teda üldse nagu. Tümmeki siis. Ei, no seal oli. Seal oli sees, nagu ma ehitasin siis igale poole. Ja siis see kontseptsioon ikkagi lagunes kuidagi laiali, see punane BEM jäi mul seisma, see 34. Ma viisin ta vana metalli 6 aastat tagasi. Ta jäigi seisma siis jah, mingiks 12 aastaks põllu peale lihtsalt. Ta oli täiesti veatu kerega punast värvi, väga okei pill oli. Ja ma mõtlesin, ma kohe hakkan tegema teda. Ja ta jäigi seisma, ma ei tea miks. 7, sest ma ei mäleta, mis sai. Ma tõenäoliselt hakkasin teda lammutama, keegi tahtis tervikuna ära osta. V8 oli ka, mitte see manuaalkastiga, vaid üks teine. Ja Audi läks ka oma teed. Ja siis ikkagi oli see, et peaks nagu millegiga hakkama ja siis ma ostsin selle 735i L-i pika kerega. Mõtlesin, et äkki siis teen sellest imede auto, aga siis oli mõistust juba nii palju, et ma sain aru, et ei tee, et sellest E34-st hakkan tegema kohe.
samas perioodis siis ju Kristjan tegelikult kogu aeg ju vaikselt. No, Kristjan elas nagu siis oma elu, et me vahepeal ei suhelnud. Kastikas oli tal olemas, aga see oli niimoodi, et ta ostis selle, ma olen üsna veendunud, et ta ostis selle 2008. Ja ta sõitis sellega 1 aasta kindlalt ja minu arust äkki 2 aastaga otsa. Ja siis ta tõmbas laiali selle täiesti. Nii laiali, kui laiali tõmmata saab ja hakkas seda nagu renoveerima, sellepärast, et tal oli kindel plaan, et ta teeb omale eluaegse igapäeva auto. Aga see oli nagu, siis oligi, ta hakkas mulle vaikselt nagu ikka jälle rääkima seal oma neid Ameerika auto asju ja kuidagi ja andis aina mõista, et nagu peaks kuidagi kiirendama. Ja noh, ma olin ju väga kõva kiirendaja juba tollel ajal. Väga kõva kiirendaja. Ja siis ta nägi lihtsalt, et asi läheb käest ära, et ma ajan talle neid mingid importautode ja turboautode ja mis iganes autode juttusid, mis talle nagu eriti ei sobinud, et talle ikkagi meeldisid karburaatorid ja vabalt hingavad V8-d juba, ta oli mingisuguse suuna võtnud. Ta enda peast teadis juba täpselt ilmselt midagi, aga noh, siis ta teab mind nii hästi, et ta mulle nagu ei vormistanud seda kuidagi nagu ühe asjana. Niimoodi vaikselt hakkas sudima. Mäletan mingist seda lauset, et noh, et Ameerika auto, kas on hea lihtne, et kõik on Bolt on ja plug and play ja mitte midagi ei pea modifitseerima, et ei ole nagu see turbovärk vaata. See hakkas sinna nagu kohe eskaleeruma vaikselt, jah. Et ma ikkagi jõudsin seal veel möllata nende teiste poistega nagu, et V8 vabalt hingava kogemust oli, kuhu hakati nitrot laskma. Sai siis mingi BMW või Audi? Audi oli see. Siis ma käisin selle sama Audi inimesega koos esimest korda vist nii-öelda päris kiirendusel, mis ei olnud siis nagu avalaks, oli Pärnus, millest Aivo rääkis, kus hakkas paduvihma sadama ja katkestatigi ära esimest korda. Et sinna me läksime nagu kohale selle Audiga mingid imetegusid tegema, sellepärast, et selle Audi ülekanne oli siuke, et see sai mingi 170 kilti tunnis otsa. Aga sinna läks 150 eppa šotti peale ja see oli tänaval täiesti võitmatu pill selles suhtes, et ma ei mäleta enam peast, aga see läks mingi 3,2 äkki 100 äkki, mis oli tollel ajal täiesti kosmos nagu. Nankang NS2 rehvid olid all, need pidasid loomamoodi, ma ei tea, kuidas nagu, aga noh, see oli uskumatu, kuidas nagu toona see tundus. Nagu noh, lähebki lihtsalt, et vahet ei ole, et polegi paremat vaja. Ja siis jah, sai seal Pärnus juba käidud ja seda Audi värki seal pushitud, et nüüd lähme. Aga kuna see vihm katkestas selle võistluse ära, siis oli niimoodi, et mul see sõber ei saanudki selle Audiga sõita. Tema ees pandi põhimõtteliselt asi lukku. Ja siis me läksime sealt minema, ehk siis minust veel siis nagu ametliku kiirendusvõistluse sihukest fänni nagu küll ei saanud. Ma vaatasin, noh. Ja mu hing oli ikkagi seal nende mingite kahtlaste tänava mingite hobide juures. Siis täpselt samal ajal Eerik Olesk ostis S6. Me ei olnud mingid sõbrad oma vahel otseselt, aga kuna ta oli samas seltskonnas, siis me kuidagi hängisime. Ja kuna tema sai minu arust läbi Janisega, siis see käis nagu hästi kähku, sellepärast, et Ivo autot oli juba ehitatud. Juba tehtud, oli juba... Janis oli enda autot juba päris palju ehitanud ja nipet-näpet neid Audisid oli veel tehtud. Ehk siis kõik olid nagu kooliraha juba saanud ja know-how'd oli päris palju. Ehk siis Eeriku autoga oldi kuidagi siukses heas positsioonis. Et ma mäletan, et see oli nagu peaaegu nagu ta oli, mingi originaali lähedane. Ja siis see nagu järsku hakkas sõitma miilil 320 kilti tunnis. Et see käis kuidagi nagu niimoodi. Ma ei tea, me räägime paarist aastast. See ei olnud nii, et ehitati seda mingi 5 aastat. Et see käis hästi kähku minu peas. Ja siis olidki see sama Audi 80 V8 Nitro sõbral oli... Kas see Audi 80 Nitros oli ka Avant või?
ja Okay. Tex numbrimärgi. No numbrit ma ei mäleta, mis ma ühte nitrokat Avanti mäletan küll. Sellest olid ka, võib-olla on YouTube'is siiamaani leitav, ma ei tea. Ta oli võitmatu nagu selles suhtes, mida iganes me tollel ajal mõtleme seda nagu algelist kiirendust seal kahtlastel kohtadel üritustel, siis vahet ei ole, kes talle vastu pandi, see lühikese distantsi peal keegi ei saanud vastu, sest see ülekanne ja nitro ja kõik mängisid kokku nii hästi, et ma ei mäleta, et keegi vähemalt kunagi võitnud oleks teda. Sest ta tuli ühe korra järgi mulle. Ta oli siuke vend, et ta arvas, et ühest lülitist piisab. Aga ta mulle järgi ei jõudnud ja siis me võtsime sama päev kaane juba maha ja seal oli pahasti kõik. Ja see auto ei sõitnudki enam, aga tal oli Mitsubishi Starion veel, white body. Ja seda ta hakkas turbotama. Ja sealt ma sain siis nagu oma esimese siukse turbokogemuse, et ma nägin, kuidas päriselt külge pannakse. Turbo läks külge, nitro solenoidid asjad, et see oli nagu minu jaoks täismäng, et siis ma vaatasin, kuidas see kõik toimib. Ja noh, siis vaene Kristjan, kes samal ajal siis kastikat taastas ja ilmselt oli juba kontseptsiooni peas paika pannud, kuidas midagi peaks toimuma hakkama. Vaatas, et mul läheb nagu täitsa lappama, et ma juba rääkisin kogu aeg nendest mingitest turboautodest ja mingid Audid ja mingisugused nagu mingid BEM-id ja mingi täiskamma ja käisin seal vaata möllamas kogu aeg. Tema jaoks oli kõik just kui õige, aga kõik oli nii vale ka vaata. Ja siis ta mingi aeg hakkas mulle aina nagu agressiivsemalt nagu märku andma, et kuuled, et mis asja. Ja siis ma ostsin omale ühe diisel Audi, see 7 BEM, millest ma rääkisin, see pika kerega, see oli mul alles. Siis ma sain aru, et sellest nagu ei saa, et see jääb nagu chill pilliks. Ja siis ma ostsin ühe universaalkerega diisel Audi. Kas see on see sama pill, millel üks, et sumpots õõgus ja viskas sädemid välja? Okay, no. Oli jah. et mind nagu järsku ühel hetkel ei paelunud enam need Audid ega need BEM-id, sest see kõik kuidagi, seda tuli nii palju ühel hetkel ühe aastaga või kuidagi sa olid seal seltskonnas ja kõigil oli nagu järsku täismöll käis, kõigil olid hästi kiired autod, läksid, ma ei tea kui palju seal, kellel läks 300 miilil ja noh, mida iganes ja siis ma mõtlesin, et midagi peab teistmoodi tegema, muidu ei saa. Ja ma mõtlesin, et ma proovin diisliga. et noh, ma olin nagu rongist maha jäänud alati kuidagi. Ja tuld ka ju sealt, kust ma rääkisin sealt maalt ja kõik oli kätte saamata alati. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen Eesti kõige kiirema diisel Audi. Noh, seda ma hakkasin juba siis, ma mäletan Kristjaniga arutama. Ma kujutan ette pealt, kus vaatajad mõtlevad, mis diisel Audi alles või diisel peale kuradi Volkari. No jah, siin ma alles jõuan. Ma tegelikult ei ole kunagi mingi hull diislivend olnud, aga ma mõtlesin, et ma teen teistmoodi lihtsalt. Et siis ei olnud nii, et veel ostad poest selle mingi, ma ei tea palju praegu diislit ostad, siis chipiga sõidavad 11 sõidavad tegelikult, et siis ei olnud nagu päris kuidagi nii. Ma mõtlesin, et ma ostsin selle universaalkerega Audi. Mul oli mingi plaan süstemaatiliselt seda lõhkuda kogu aeg, sest et ma tahtsin, et ta ei laguneks mul kunagi laiali mingis olukorras, kus ma nägin, et need kiirenduste Audid kogu aeg läksid laiali. See oli mul päris pikalt. Ma ei tea, see on nagu tuleviku teema, millal mul teda enam ei olnud, aga hästi ruttu juhtus niimoodi, et ma panin sinna SR siduri, selle mingi legendaarse 765. 765 jah, BEM-i MV oma. Ma arvasin, stokk ei ole veel piisav, siis läksingi Mihkli juurde, siis ma sain Windorfi Tiiduga esimest korda tuttavaks, väga fenomenaalne vend, nagu väga mõistlik inimene, kes on mind tulevikus väga palju aidanud ja teeb väga tänuväärset tööd. Ja siis nad timmisid veel seda, freesisid selle, möllasid ja mõõtsid klämpi ja kõike, et nagu veel parem igaks juhuks, et noh, mul oli hullu pilguga plaan nüüd diisliga hakkan, noh, ma ei tea, ega ma ei teadnud, mis saama hakkab. Mihkel ilmselt arvas, et ma panen sinna kohe mingi, ma ei tea, siukse turbo ja lähen ka mingit, ma ei tea, mida proovima, aga siis ma sain selle siduri sealt tagasi. Tiit ütles, et 900 Newtonit peab kindlalt ja edasi ta ei viitsinud mõõta, sest et ei tule ju, ma arvan. Ja siis ma panin selle sinna alla ja siis ma sõitsin sellega igapäevaselt niimoodi, et foori tagant käis ikkagi mingi 4-5 tonni ja sidur käis kogu aeg lahti ja siis kust midagi järgi andis, siis ma kogu aeg tegin seda sõlme tugevamaks.
ma arvan, esimese aastaga lõppes niimoodi, et mul oli esimene sillatala oli alumiiniumpuksidel, tagumise sillatala, kõik puksid olid alumiiniumist, siis läksid difripuksid alumiiniumiks, siis no mul lõpuks olid rooli otsad ja taga reguleervardad. Kõik muu oli vist, ma arvan, alumiinium, mis sai olla õõtsapuksid olid ka vist äkki sisemised eestpoolt talu. Ja siis hakkas sillatalasid pooleks minema. 3 tükki äkki lasin pooleks. Need sain nagu pidama kuidagi moodi lõpuks. Tuli originaal turboga, ma ei olnud veel nagu kuhugi jõudnud isegi enda. Nagu jõudu teinud otsuselt. Aga mida ma tegin oli see, et ma panin sinna ikkagi ränga tümmi sisse. Hästi ränga, sellepärast, et kui Kaido Krumm kunagi sõitis, siis ma pean ka saama. Ja see auto kaalus koos minuga täpselt 2 tonni. Täpselt 2, ma mäletan, me kaalusime selle üle ja ta oli niimoodi, et pool paaki kütust oli 1998 kilogrammi. Ja siis, kui üks kord juhtus nii, nüüd ma olen natuke tulevikus, enam juppe ei lennanud, kõik see pidas iga päev seda jama vastu, siis me nagu, et nüüd hakkame siis kollektorit lõpuks ehitama, et paneme turbo ka peale. Aga nüüd ma pean kuskile flashbackima tagasi, kus meil see eskaleerus, kus mul see Audi oli. Kui ma selle Audi ostsin, siis Kristjan tõi kastika Eestisse, siis ta oli selle üle värvinud juba, ta ei olnud enam valge, vaid oli juba asfaldihall või must või ma ei tea, igaüks nimetab teda nagu oma värviga või oma moodi. Ja siis ta nagu üsna enesekindlalt andis mõista, et meil on garaaži vaja. Ja me peame midagi toimetama hakkama. Ta mulle siis veel nagu ei öelnud midagi välja või kuidagi, et mingi asi, ma ei tajunud, ta vaatas, mis ma teen nagu. Tema jaoks tundus see kõik nii hullus või nagu raha ja aja raiskamine ja mingid diislid ja mingid importautod üldse ja kõik see oli nagu huinea tema jaoks. Ja ma arvasin, et siis võiks seda Audit hakata Eesti kõige kiiremaks diiselaudiks ehitama. Et see oli mul nagu üsna enesekindel plaan. Ja siis täpselt samal ajal ta vaatas, et nagu kui ma seda tegema hakkan, et see läheb käest ära ja siis ma mäletan üks õhtu me istusime, siis ta tuli minu juurde ja ütles, et tead, et nüüd hakkame kiirendust sõitma. Ja siis ma mingi umbes, et mis mõttes, et ma siin juba toimetan, vaata, et pikalt juba näed ise 10 aastat näen maailma. Et käin siin, saan poistega läbi ja turboautod ja kõik värgid ja kõik on nagu lahe, et kohe hakkame nagu pihta, et kõik läheb nagu ägedaks. Teeme selle diiselaudi näiteks. Nii ei lähe, et hakkame ikkagi V8-ga ja see, millest me rääkinud kunagi oleme, et seal. Ja ma arvan. Et siinkohal teeme pausi. Täpselt. Ja järgmine nädal räägime edasi. Mis siis Kristjan sulle täpselt ütles ja kuidas see pall veerema läks. Jah, davai. Nii et me täname. Järgmise korra.